Tšau, ma olen Millennial Artjom. Ja ma olen Suumer Kris. Ja me oleme Millennials. Kui tore on tagasi olla stuudios. Ma pole nii ammu filminud siin. Igal juhul sõbrad, Saksamaast me lahti veel ei saa, sest me käisime Krisiga ühes korralikus Saksa toidupoes ja ostsime mitte korralikku toitu. Ühesõnaga, täna proovime veidraid, huvitavaid, põnevaid Saksa tooteid. Mitte ainult Saksa tooteid, aga Saksa toidupoes saadavad tooteid. Sukeldume videosse. Let's go! Okei, mees, ma jätan seda lõppu. See on lihtsalt nii hea nimega, et ma ei saa seda vahe võtta. Seda kõige parima viimaseks. Sina leidsid selle kusjuures. Aga ma alustaks hoopis sellisest huvitavast batoonist, kui nii võib öelda, ja selle nimi on Blackberry Death. Ja veel siin peale kirjas. Zombi. Aga miks see põnev meile tundus seal poes ja sellepärast siin kirjas on põldmarja surm. Zombi, põldmarja surm. Ja see peaks olema siis, ma ei tea, mis asi, kummikomm. No loeme, mis see on. Ilma lisatud suhkruta, gluteeni, vaba, vegan, süsinikuneutraalne, ma ei tea, mida see on. Siis pole mitte midagi sees. Mees, see on halal, see on kosher ja see on perfektne küpsetamiseks. See on siis perfektne toode. Aga mis asi see on? See on perfektne, see on jumala toode. See ongi surm, sest see on nii hea. Õuna ja põldmarja puuvilja batoon. Okei, tee lahti. See peaks olema kõige naturaalsem komm, mida ma olen elus söönud. Vaatame, keda välja näeb. Issand, kui paks. Oota, ta näeb väljagi nagu tervislik. Ma arvan, et mingisugune nagu keemiline lilla, vaata. Ei, see on üli naturaalsete värvidega ja ta lõhnab nagu moos. Heana! See tuleb halb ju. Želee põhimõtteliselt. Jõud on... Issand, see on ikka jõudu vaja. Ma ammustan. Ma ammustan. Nii. Üki-kaki kommi-nami või? Yeah. I like it. I actually like it. Mulle väga meeldib. Eesti keeles räägi. Vabandust. Das ist schön. Das ist sehr schön. Batone. See maitseb millegi moodi, mida me oleme söönud. Või nagu midagi Eestis saab ka sellist. Minu jaoks on, ma räägin, ta on nagu see, mitte moos, aga see džem, vaata. Mis on siuke tarvetese kujul. Kas need ei olnud mingi Lotte kommid või? Jaa, ma mõtlesin ka Lotte peale. Ja. Lotte komm oli ka mingi... Ja. Lotte komm oli sarnane. Aga kommi asemel ma reaalselt täitsa võtaks selle, jumal hea on. Ei, ta on see magusa asendaja nii-öelda, kui sa teha seda nagu full rämpsu. Aga loomulikult, kui sa neid palju sööd, siis sa saad väga palju kaloreid, aga ühe sellise sööd, siis magusa isu kaob ära küll. Magusa isa. Mis sa hindad? Ma panen täitsa... Ma panen 90, mulle meeldis. Ma panen ise 7, ta on nice, aga ma ei söö... Kas sa neid tatled oled proovinud või? Jaa, olen küll. Ma proovin seda hapukommi oma, see on normaalne. Palju sa sellele paneks praegu mälu järgi? Tollele või? 8. 8? Okei. Igal juhul, ei, mulle väga maitses. 90, 70. Aga surma veel ei ole... Ei. Tulemas ju. Brains. Nii, võtame järgmise toote. Sinu poolt siis? Minu poolt tuleb toode, mis ma arvan, et oleks väga põnev siia. Ja see on... Hot dog pakendis. Aga kui sa kaugelt vaatad seda, kui sa niimoodi vaatad seda pakendit, siis minu meelest see meenutab siuke koera hammaste puhastuspulka või kuidas neid reklaamitakse. No see näeb välja nasty, nagu siuke õudne lihtsalt. See tundub ka nii kuidagi veider, mees. Ma ei tea, no tee lahti lihtsalt, see on... Ma tead saab purksi niimoodi osta. Kusjuures Eestis saabki, ma ei kujuta, nagu, see tundub ikka väga nästi. Ma tean, et Prismas saab külmutatud purks, aga see on külmutatud. Aga see oli letis lihtsalt. Alguses oli nagu ebameeldiv, aga nüüd korralik siuke suitsu varsti lõhna. Bro, vaat selle välimust. Jumal hea näeb välja. Ei näe! Issand! Ma arvan, ma oksendan on ka, bro. See tundub kõige rõvedam asi üldse. Ta on väga sile. Saar, ma sain currywursti seal viimasel päeval, ma sain ja... Oli hea või? See oli kõige parem toit, mida ma... Mine pekki! Sellepärast sa läheksid Berliini tagasi? Jep, currywursti pärast. Ongi nii. Kas ta oli päriselt karri maitseline? Oli ja kaste ja see vorst oli nii hea, anti sulle pehmet saia. See oli
ühesõnaga sealt, ehk siis ta on nagu minu lemmik hot dog ja mis iganes vorsti asi üldse. Ja siis tulla nüüd siia täielikusse peldikusse! Okei, ma hammustan siis teki sellest peldikust. Ma ei taha... See vorst on nii väike, see on nagu õllesigar ju. Kas see on õllesigar või? Lõpeta ära! Kainda. See sai siin ümber on täiesti mõttetu. Ma tõmbaks selle saia laiali ja sööks seda vorsti ilma selle saiata. See on õllesigar lihtsalt, mees. On küll, jah. Aga väga maitse vorst on. On jaa. Ei, võid ära süüa. Ta ei ole kõige hullem kombo, aga see sai tundub selline väga fake. Jaa. Aga õllesigar tundub nagu basic õllesigar. See suurem, väga suitsune, nice. Jaa, siuke vinnutatud liha maik on tal. Kuivatatud liha maik. Mina ütlen nii palju, kui see oleks parema saiaga ja see oleks Eesti poes olemas, ma kardan, et ma paugutaksin neid. Nagu idee selle tootel on ju hea. Õllesigar, saia sees hästi väikene, maitse, aga saia lihtsalt kvaliteet polnud parim. Siin ei olegi mingis kvaliteedis midagi rääkitud, kvaliteeti pole selle sai. Ma panen 5-10 täpselt keskel, sest 5 punkti saab vorst ja 0 punkti saab sai. Mina panen 7 lauki, sest ma näen selle see nagu... Okay. Ma võiks, kui õige see produkt on. Või no ma saaks, mulle väga meeldiks see. See oleks siuke Gen Z värk, võib natukene kepsutit. See oleks veel eraldi kotikese sees ketšup, võtad välja ja siis määrid peale, vaata. Ja ketšupit, natuke sinepit, no teebki juba hot dogi valmis. Põhimõtteliselt. Huvitav toode. Põnev. Oi. Ma arvan, et see on nüüd mega hype asi, mille ma siit poolt nüüd tõmban. Okei, tõmban. Ma olen kuulnud oma pruudilt selle kohta väga palju ja ta on väga tahtnud neid proovida. Ja selle nimi on Freeze Dried Candy. Gen Z. Seda ma olen ootanud. Ameeriklased on seda hypinud nii palju. Influencer famous! Peal kirjas lausa. Yeah! Influencer famous! Freeze Dried Candy. Okei, let's try it out. Proovime. See Rootsi lipp vist on siis Rootsist pärit või? See on Sweden, jah? Huvitav, meil Eestis pole Freeze Dried Candyt. Jou, see... Ma hakkan kiikima. Mul on selline tunne, et see on nagu need Maomi värvilised pallid, aga lihtsalt freeze dried ja mingi suuremad ja pehmemad ja õhulisemad mingi. Mulle... On ju? See on nii excited! On ju sama ja see Maomi need nagu, aga lihtsalt kuidagi lahtisemad. Ja ma kiikin räna. Tavai, ma tahan proovida. Vau, kui suur! Ja ta välimuselt meenutab mulle... Plahvatanud Maomi. Sefi. Okei. Ja now I see, millest sa räägid. Nii suur nagu silmamuna. No davai. Yes, go, bro! Ma pean nägima või usukama. Vau! Maitse on jah. Maomi maitse on. Aga tekstuur on täiesti selline. Oh my god, kui põnev, kuidas krõbiseb kuulake. See on nii hea maitsega. See on nii hea maitsega. Oh, wow. Mingi laps minu sees praegu hüppab lihtsalt. See tekstuur, esimest kord elus see on siukest kommi. On ju? Nagu krõbiseb ja siukene nagu läheb katki. What the hell, mis asi see on? Ma ei ole suur sellise tekstuuri fänn. Ma ise tahaks, et komm oleks selline nätske ja kummikomme. Nõus. Aga see nii hella maitsev. Oh my god. Okei, me vist pole nii elevil kommidest veel kunagi olnud. Aga wow. Nii äge on siia. Kui seda Candy Popis ei ole praegu, ma ei tea, kas on. Kui peaks tulema, brada, see tuleb mingi uud laine tuleb sealne. See on läbi müüdud. Leititi 9. 10-10. 12-10. 10. Reaalselt. 10-10, bro. Wow, see on haipi väärt. See on nii maitsev lihtsalt. Seal on midagi ajus.
kui see on nagu külmutatud, siuke nagu õhuline, seal on midagi ajus, ma ei tea, mis seal on, aga... Kui sa selle veel topelt külmutaksid ja võtaksid praegu jääkapist välja, sa jääksid ilmselt hammastest ilma. Jaa. Siis oleks liiga kõva. Vau. Mis sealt paistab? Järgmine toode on... Meie poolt vihatud bränd. Ei olnud, vastupidi. Forced viha selle brändi suhtes meie poolt. Oreod, aga täiesti valge glasüüriga ümbernisti pandud. Mis asi see on? Ma ei tea. Nii et see toode võiks olla justkui Oreo pluss. Ja ta on nagu Oreoga parem. Oreo ++. Oreo 2 näiteks. Oreo version update. What? Bro, what are you talking about, man? Selge siis. Okei. Enrobed white, ma pole isegi sellist sõna kunagi. Enrobed. Enrobed või? Enrobe. Enrobed. Puumer rääkimas inglise keelt. See siis on nagu riietatud. Enrobed või? Või siis teine sõna... Kaetud või? Kaetud pigem, jah. See ongi üleni valge ju. Lumivalgeke. Oh, wow. Oreo, see on palju mingi need vanaema mammi küpsised nagu. Mammi küpsised või? Mitte nagu mammi bränd, et ma ei tea iganes, aga nagu vanaema mingi küpsis. No. Yeah. Aga veits meenuta mingit makrooni ka? Makaron. Oreo. Davai. Joo! Ka. Oh! I think I win a lot! See on nii hea! See on nii šokolaadine, bro. Oh my god. Ei ole! Wow! See on geniaalne mõte. Aga see on väga magus, bro. See on mega magus. Ma sõin praegu ühe ära, ma rohkem ei tea, kas ma tahan. Mul läks, vaata tead, kui tatt läheb paksuks, sest sa oled nii palju suhkurt söönud. Täpselt see tunne, raske on neelata. Wow. Aga see on nii maitsev. See on parem kui tava Oreo. See on nagu 15 korda parem kui tava Oreo. Jep. See šokolaad seal ümber, ta lisab sellele nagu krõbedale tekstuurile mingit siukest siidisust ja sametisust ja see... Ta ei ole nii kuiv ka, vaata. Muidu Oreo on hästi kuiv. Ja. Aga see on lihtsalt unelmate kombona. Nii, aga mis me hindame? No ülihea, no. Ma teen selle veel keerulisemaks. Sul on valida, kas sa saad elu lõpuni süüa seda või seda. Tegelikult. Ma olen rohkem happu kui magusa fänn. Okei. Ma olen rohkem boomer kui Gen Z. Ma mõtleks vist selle. No, igal juhul ma panen sellele ka 12-10. Ma panen ka sellele 10-10-st. Mega. Ma ei tea, selle venna skaala läks lõhki vahepeal. Saksamaa rikkus kõik ära. See on väga hea. Guys, see on mega hea. Armsad sõbrad, kui te olete nii kaugele jõudnud, siis kindlasti vajutage like ja subscribe meie kanalile ja kommenteerige alla. Trummipõrin või? Pane trummipõrin, kommenteerige. Trummipõrin. Trummipõrin. Lambidos. Let's go. No nii, minu kord, oh yeah, siit ta tuleb meie tänane hitt-toode, mille nimi on loomulikult Mini Dickmanns. Kas ta peab blurrima? Ei pea! Miks sul on mis kuradi nimi? Samas tegelikult see on normaalne nimi. Ameerikas on nagu... Richardi lühinimi või lühendatud nimi on Dick. Ta on Dick. Ja see ongi nimi. Tegelikult mõtle selle peale, kui see ei ole tähendus selle sõnal, see on just nimi. Aga äkki see ongi siuke lugupidav pöördumine oma väikese sõbra poole. Hey Dick! How you doing there? Mida need sakslased söövad, bro? Kas nagu keegi selles ettevõttes ei mõelnud selle peale, et jõu, et... Ega ma arvan, see ongi taktika, et me ostaks, et me oleme need nagu... Oota, ei, samas. Vaata, mida saksa keeles Dickmann tähendab. Seal on mingi tähendus äkki. Äkki, jaa. Saks, see läks hullemaks. Nii. Saksa sõna Dickmann tõlkes tähendab paks mees.
siis on naljakas. Ja seal on suured versioonid sellest. Ja need on hästi suured. Ja see on mini-Dickmans. Mini-paksud mehed. Ei, see on parem minu jaoks, see on parem nagu. Eks see on väiksed paksud mehed, keda me sööma hakkame. Sakslased on nii diskrimineerivad. Mis kurat? Kes paneb brändi nimeks paks mees? Ma ei tea, aga ma tahan proovida nüüd. Let's go. Wow! Natuke said kannatada, aga... What the hell? Rich šoksi aroom. Ja kõik 3 olemas. See on siis tume šokolaad, piimašokolaad ja valge šokolaad. Let's go. Millest seda alustada tahaksid? Ma jätaks viimaseks tumeda, sest see on mulle kõige vähem meeldiv. Okay. Või võiks vastupidi alustama kõige vähem meeldivast. No alustame. Proovime seda tumeda ära. Ja mingi, kas see on vahukreem, mis kreem see sees on? Ma ei tea. Kohe saame teada. No nii. Ja vahvel on all. Kas ma teen läbi lõikammustuse või? Tee kui taha, ma panen kõik alla. Sefiir, jah? Sefiir, jah. Vahvel on nii halb. Ja siin all on ka selline vahvli osa. See on kuiv, halb vahvel, see odav. Põhimõtteliselt ju sama, mis meil müüakse seda šokolaadis sefiiri või sefiiri šokolaadis. Tumeda šokolaadi kaitseks. Ma ei söö väga tumeda šokolaadi, aga siin ta on nii nõrk maitse. Ei, ta toimib väga hästi balanssi, nagu see ülejäänud osa on nii magus. Aga proovime siis... See sefiiri kreem on huvitav. See on kohe palju magusam. Palju magusam. Siin on rohkem šokolaadi maitset. Jaa. Siin on vähem šokolaadi maitset tunda. Mingi kahtlane maitse lisandub ka sellele. See on magusam minu meelest. Aga no ongi, sest siin on ju piima lisatud. Ja viimane valgama. No nii, pakk mees. No see on hea magus. See on kõige parem. Nagu, kuna see sefiir juba iseenesest on nii magus, siis kaalalt ma juba edasi magusamaks selle tume šokolaad tasandab väga hästi ära selle ratio balanssi. Minu nagu list on see, et number 1 see, number 2 see, number 3 see isegi. Sest see oli nagu... Ta oli mingi kahtlane järelmaitse. Ma saan aru. Sellel piimašokolaadil päriselt mingi kahtlane järelmaitse. Aga ta on väga omapärane komm. Või nagu siis... Maiustus, jah. Sest ma ei ole sihukest asja varem söönud. Vahvel all, sefiir ja šokolaadiglasuur ümber. Ja kuju ka veel mingi absurdne. Jah, nagu kus sa teed hülsid, tühjad hülsid. Kuulidest. Kuulikestad, jah. See, mis üle jääb. Ma ei tea, nagu ta ei ole kõige parem asi, ta oli huvitav too. Ta ei olnud halb. See ei ole selline asi, et... Tahaks veel. Ma nüüd tahaks räiget minna poodi ja osta. Ei taha. Neid kahte asja ma tahaks sealt. Aga neid ma väga nagu ei isuta niimoodi, et ma panen 6-10 selle üllatusele, sest ta oli huvitav süüa. Ta oli mulle põnev mu väikse lahju ajule. Ma sööks seda ainult sellel nagu tingimusel, et kui ma olen kuskil, ma ei tea, kaugel suvilas ära, lähim pood on mingi 500 kilomeetri kaugusel ja mul ei ole mitte midagi muud magusat ala mingi tee või kohvi kõrvale, siis ma sööks seda. Okei, lähme järgmise juurde. Jah, tõmbame siis paksu meie kõrvale. Meie viimane toode on siin maapähkli krõpsud. Ma saan aru, et maapähkli õlis peanut butter chips. On kirjas siin niimoodi? Ei, ma ei tea, on ei veel. Ongi corn snack ehk siis maisikrõpsud with freshly ground peanuts. Maisikrõpsud maapähkliga. Saksa krõpsud. Oh my god, see maiseb nagu maapähkli või, bro? Täpselt sama. Siin ei ole maapähkliga kuidagi moodi tagasi hoitud. Korralik aroom, noh. No aitäh sulle, ma võtan siis võtan siit. Tagasi panna. Ma siis võtan juba. Artjom valas mulle välja, et... Oota, aga no ma ei tea. See on väga vale, sest see tundub, et see oleks mingi magus kreem, aga see on krõps, bro. Ja mais. Aga samas nagu maapähkli õli või ongi ju soolane ja krõps on ka soolane, ehk siis äkki it makes sense. No loodame. Risu. See krõpsuna täitsa töötab. Kuidas see lõõn on mingi 100% ja maitse on 1? Ma ei tunne mingit maapähkli maitset siin, bro. Ma küll tunnen.
ma küll ei tunne, bro. See on nii õrn maitse. Kui sa nuud seda pakki, mul on siuke tunne, et see on nagu kreemi hakkaks sööma, aga see on kuradi nii vähe tunda. Aga see maisikrõps on nii hea. Maisikrõps on üli hea. Ta on nii tugev nagu. See on hella nice ju. Kurat, ma olen nagu kahe vahel. Kas mul on vaja seda toodet sellisel kujul? Või ma võin lihtsalt... Või ma võin lihtsalt soolamaavahklit süüa, ei või? Ei, aga see maisikrõps, sest need maisikrõpsud, mis meil on sellised nagu pehmed. Nad hammustad kohe läbi. Nad juba sulavad suus ära. Jaa, aga see on siuke nagu, ta on nagu leisikrõps, aga mais, siuke nagu tugev nagu. Mulle meeldib seda süüa. Mulle ka tekstuur väga-väga meeldib. Jaa, nagu... Aga kujuta ette, et see oleks mingi veel parem maitsega. Jee, mingi teine maitse. Aga sama tekstuur. Aga see maitsid ka väga hästi. Ma see vaikselt hakkab külge see, mida sa praegu haibid. Vaikselt hakkab külge. Nagu iga krõpsuga see muutub aina meeldimaks. Ei, see on hea. See on jumala hea, bro! See on nii lõbus nagu süüa. See on hea. Okei, ma nõustun. Iga krõpsuga läheb aina paremaks. See on nii hea! Palun, importige seda mulle kassidena Saksamaalt. See on kõige parem krõps, mis on söönud. Nagu minu arusaam sellest krõpsust oli alguses nagu miit. Ma ei söö krõpsu üldse nowadays, nagu siis praeguses eluetapis, kus ma olen. Aga kui need oleksid, siis ma sööksin krõpsu. Ma ei viitsi süüa neid leise ja tahveli, ma olen palju söönud neid, vaata. Need ei hiti mul enam. Aga see on minu jaoks nii eriline ja põnev, ma nagu actually tahaks süüa neid. See on ebareaalne, bro! Joo, ma olen täiesti aus, see on täna mu lemmik. Nagu täiesti lemmik, jah? Kuigi saaks öelda, et need on oma kategooriate võitjad. Hapud kommid, võitja, soolane, võitja ja magus võitja. Nii hea saagi saime Saksamaalt. Holy! 3-6 on lihtsalt top asjad. Aga nüüd vali üks, mida sa elu lõpuni süüa siit. Mina valin krõpsud. Need on nii nice. Ma olen selle ja selle vahel. Kuna ma olen rohkem ikkagi soolase sõber, siis ma võtan ka krõpsud. Let's go. Tänane võitja. Minu skaalal 14-10. 10-10. Minu skaalal ikka. Sa ikka ei taha seda skaalat õhku lasta? 10-10. 10-10, okei. Vau. Ma ei oska midagi lisada, aga see on nii maitsev. Ma räägin, can't stop, no. Igal juhul sõbrad, aitäh vaatamast. Ma loodan, et teile see Saksa toodet osa meeldis. Meile väga meeldis. Need asjad olid lihtsalt haigelt maitsvad. Kui te olete nüüd video lõpus, kommenteerige, millist toodet saate ühe valida siit. Mida tahaksite proovida kõige rohkem? Mis teile kõige rohkem tundus, et ma tahaks nii väga proovida? Jaa, või näiteks nendest 3. Teil on üks võimalus, mille te valiksite. Jaa. Aga jälgige meid ka Instagramis. Chris Boys, Artjom Savitski. Kui video meeldis, siis loomulikult like, subscribe kanalile ja näeme teid nagu ikka järgmisel kolmapäeval. Tšüss! Ciao!